tere, lapsed! Täna näete lugu, kuidas Peep läks vanaema vanaisa juurde maale oma suvevaheaega veetma. Oi, mis seiklused teda seal ees ootasid. Vaadake! Tere, lapsed! Mina olen Peep. Tere, lapsed! Mina olen Peebu vanaisa ja ma olen väga vana. Mina olen Peebu vanaema ja mina ei tunne ennast üldse mitte vanana. Kokkuvõttes olen mina seal kõige noorem. Ja mina olen kõige targem. Ja mina hoian seda perekonda püsti. Tere tulemast, lapsed! Peep ajab vanaemale kärbseid pähe. Vanaema, tee mulle koogelmoogelit, palus Peep. Enne sööki ei tee, ütles vanaema. Koogelmoogel võtab söögi isu ära. Kallis vanaema, mangus Peep edasi. Ma kohe ei saa ilma koogelmoogelit olla. Küll sa saad, ütles vanaema. Ära ole nii maias. Ma ei ole üldse maias, käis Peep peale. Ma lihtsalt vajan koogelmoogelit. Mine parem õue mängima, ütles vanaema. Ma ei saa mängida, kui sa koogelmoogelit ei tee, jonnis Peep. Vanaema ütles, ära aja mulle kärbseid pähe. Peep vaatas ehmunult vanaemale otsa. Üks kärbes lendles tõesti vanaema pea ümber ja laskus tema kõrvalestale istuma. Kas kärbsed lähevad läbi kõrvaaugu pähe, küsis Peep viimaks. Vanaema hakkas naerma ja ütles ainult, kui sa hea laps oled, saad koogelmoogelit pärast lõunasööki. Peep, mis teed seal? Tead, ma maiustan siin naabri aias. Oih, kui head tikrid siin on. Oi, Peep, tule ruttu ära. Kui vanaisa seda näeb, siis saad vanaisa käest triibulised püksid. Tule kohe ära ruttu. Oota, natukene söön veel. Üks puusas on veel. Oi, mis see poiss Peep seal teeb? Ta läks naabri tikri põõsasse. Kurja küll, poiss Peep, kohe põõsast välja. Teen sulle muidu triibulised. Vanaisa, õigemini, kuule, kas teed? Ma tahan tõesti neid pükse. Tead, naabri poisile ka sobisid nii hästi. Poiss, mis pükse? Tead, mis on triibulised püksid või? See on praegu see, kui ma pean võtma siit sammast tikri põõsast ühe oksa ja su Pepu kirjuks tegema. Vot nii öeldi vanasti. Vanaisa, ära ole siis poisiga nii kuri. No mis? Saa oma esimesed triibulised kätte, siis teab, et ei lähe enam naabrite põõsasse. Peebu vanaema praatis köögis pannkooke. Peep seisis seal samas juures. Ta teadis küll, et vanaema lubab praegu ainsatki kooki võtta. Enne tuleb ära süüa vähemalt üks taldrikutäis hernesuppi, mis koogipanni kõrval potis mulinal keeb. Aga ometi oli hea siin seista, et kas või vaadata ja nuusutada, kuidas pannkoogid küpsevad. Korraga ütles vanaema. Säh sulle kooki moosiga. Säh sulle kooki moosiga. Peep neelatas. Kas tõesti annab vanaema talle juba praegu moosiga kooki? Kuigi supp pole veel valmis ja laudki seisab kastmata. Palun oota natuke, ütles Peep. Ma toon kohe kapist taldriku. Käes on need koogid liiga palavad ja jooksiski poiss taldriku järele. Kuid vanaema ei pannud Peepu tähelegi. Tal oli paar kooki ümberkeeramisega pliidirõngastele kukkunud. Nüüd tuli need kähku pannile tagasi tõsta, enne kui päris ära kõrbevad. Peep tuli tagasi, taldrik käes. Kuid asjata ei antud talle ikkagi moosiga kooki, enne kui laud oli kaetud ja supp söödud. Aga siis lõpuks anti ja Peep sõi kohe 10 kooki ära. Tustage!
oota , no nii . ma ootan , mul juba jalad väsivad . Nüüd. minu nimi on Peep . tema on minu vanaisa . oota nüüd . kurjam Peep , noh , sööb seal , vaata , naabrimehe tikreid . massa mait , pean ta need triibulised ära tegema . kus ma need triibulised püksid nüüd saan ? kuule , Tead. tahtsid mulle ju . vanasti öeldi triibulised püksid siis , kui sa tegid pahandust ja siis memm tõi vitsa ja andis sulle süüa . vaat need on triibulised püksid , isegi tik- . mitte ei telli neid temust , vaid saad nad karistuseks . ma tahtsin ainult proovida ju . nii , maitsesid mulle nii väga . kahju , et kõik otsa said . järgmine pühapäev teeme uued . aga noh , seekord enam järgmine suppi tee . oh , Peep , Peep , säh selle kookimoosiga . võta veel , söö siis juba seamoodi kõht täis . oota . teeme uuesti . Riike